Olen nii mitmelgi korral kohanud inimest, kes peale oma esinemist rahulolevalt ütleb, et aga ma rääkisin nad surnuks. Ja ma olen vastu küsinud, et no mis sul nendest surnud kuulajatest siis kasu on? Surnuks rääkimine on lihtne. Vajuta play nuppu, kihuta minema ja tead, räägi oma 1,5-tunnine jutt ära 45 minutiga ja nad ongi varsti surnud. Nii et täna on õige aeg rääkida peamistest vigadest, mida esinejad esinemise eel ja esinemise ajal teevad. Juhul kui see sind kõnetab, siis vaata edasi. Hei, mina olen Janek. Juhul kui esinemisega seotud teemad sulle huvi pakuvad, siis vaata, siin all on telli nupp, vajuta sellele ja siis on need videod sul alati käepärast võtta, juhul kui sul neid vaja on. Täna aga räägime sellest, mida esinejad paremini võiksid teha ja millised on need peamised vead, mida nad teevad. Esimene suur probleem. Paljud tulevad kohale suhtumisega, et esinemine on nõme, ma üldse ei taha seal ees olla, ma ei taha seal lava peale minna, et see on jõudne. Ja siis nad tulevad siia ette ja siis see suhtumine paistab välja. Ja jama on selles, et kui sinu suhtumine on selline, siis miks sa ootad, et kuulajad seal saalis istuksid ja mõtleksid, et seda tüüpi tahame küll kuulata. Isegi kui see esinemine sul üldse ei meeldi, siis tule siia ette, näita kogu oma olemusega, et sa tahad siin olla. Ja kui sa teed mingisuguse apsaka, ära sellepärast muretse, viska enda kulul nalja ja me naerame suga koos. Senikaua, kuni sina oled mõistlik inimene, oleme ka meie kuulajatena mõistlikud. Kui sa aga näitad, et sa tahad meist lahti saada, siis miks me peaksime sind kuulama? Teine viga on see, et tullakse kohale väga halva ettevalmistusega. Ühes eelnevas videos, mille kohta siin üleval saad sa väikese vihje, olen ma rääkinud, et inimesed tulevad kohale halva ettevalmistusega. Ja see tähendab seda, et viimasel minutil pannakse midagi kokku, tavaliselt on see mingisugune õudne PowerPoint esitlus, tullakse siia ette, räägitakse midagi, mis kõlab nagu eesti keel, aga millel eriti mingisugust mõtet ei ole. Ja kokkuvõttes inimesed kehitavad õlgu ja ütlevad, et oleks võinud selle kõik meile e-maili peale saata. Ja eriti jama on siis, kui veel teemad ka ei jagata, sest inimene laiski viitsinud ennast kurssi viia. Esitatakse küsimusi, mille peale öeldakse, et ma ei tea, ma ei oska või see ei ole tänase esitluse teema. Kokkuvõttes kõigil halb maik suus. Kui sul vähegi aega on, siis pühenda see ettevalmistuse peale ja ära jäta ettevalmistust viimasele minutile. Mida rohkem see ettevalmistusele aega pühendad, seda tõenäolisem on see, et sa tuled ja räägid midagi, mis on hästi põnev ja hästi arusaadav. Kolmas viga on see, et eriti kehtib just algajate puhul on see, et inimesed ei harjuta enne esinemist. Nad ei harjuta seda, mida seal ees peaks tegema, kuidas sissejuhatust teha. Nad ei mõtle läbi seda, et kuidas tähelepanu köita, vaid nad tulevadki siia selle suhtumisega, et ma pean selle kuidagi tehtud saama. Harjuta ja harjuta videokaamera ees. See tähendab seda, et sa paned kaamera tööle ja teed oma esitluse täpselt nii, nagu sa arvad, et ta võiks olla. Seejärel vaatad sa seda ja kui sa näed, et seal on midagi sellist, mida võiks muuta, pane need asjad kirja, pane ka kirja need asjad, mis sinu arust hästi on. Ja nüüd järgmine esitlus selle sama kaamera eest ja kui sa näed, et ei suutnud vähendada neid asju, mida paremini võiks olla, tee uuesti. Ja seni kaua tuunid sa seda, kuni sa sellega rahul oled. Neljas viga, mida väga paljud teevad, on see, et nad tulevad siia ette ja alustavad sissejuhatuses kohe vabandamisega. Umbes selliselt, et tervist siis ka minu poolt, et mina olen Janek ja andke andeks, aga see minu esimene kord sellel teemal rääkida ja ma olen praegu päris närvis ka ja ausalt öelda, ega ma tänaseks ette valmistunud ka ei ole, et sain alles 2 tundi tagasi teada, et pean tulema, aga ei ole viga, et teeme selle kuidagi ära. No anna andeks tead, kui sa ütled, et sa ei ole ette valmistunud, siis tegib küsimus, et mis tulid siia siis? Isegi kui sa said 2 tundi tagasi teada, et sa pead esinema tulema, siis ära jumala eest kuulajatele sellest räägi. Võib-olla teed sa maailma parima esitlusega, kui sa oled meile öelnud, et ma ei ole eriti ette valmistanud, siis meil on ikka peas kahtlus, et huvitav, mis ta rääkimata jättis. Lisaks, kui sa alustad vabandamisega sellepärast, et sa närvis oled, siis ma luban sulle, et enamasti ei ole aru saada, kui närvis sa oled ja seetõttu tõmbad sa lihtsalt tähelepanu asjadele, millel erilist mõtet ju ei ole. Ära alusta vabandamisega, see ei anna sulle mitte ühtegi plusspunkti. Järgmine, ja see on vist küll kõige levinum viga, on see, et tehakse esitlus, mille nimi on tapan teid PowerPointiga.
kohe alguses tuled sa siia, pöörad kuulajatele selja, vaatad ennast tunnustavalt oma slaide ja loed meile tundide kaupa ette. Ja siis ütled sa uhkelt, kasutasin PowerPointi. Meie aga ütleme, ei olnud sinu jutus ei Powerit ega pointi. Oleksid võinud koju jääda ja selle kõik meile e-maili peale saata. Nii et selle asemel, et PowerPointiga inimesi ära tüüdata, kasuta seda mõõdukalt ja selliselt, et sina oled peaesineja ja PowerPoint on see, mis sind toetab. Need tegelased, kes sulle tundide kaupa slaide ette loevad, nemad on abivahendid, sellepärast et peaesineja on seal selja taga. 6. viga, mida tehakse, on otseselt seotud selle eelmisega, ehk siis teisisõnu, kui sa seda PowerPointi meile ohtralt ette loed, siis kaotad sa igasuguse kontakti oma kuulajatega, sellepärast, et vaata, kui sa pöörad ennast niimoodi küljega kuulajate poole selleks, et seina vahtida, siis see osa publikust on sinu jaoks kadunud ja need, kes sealpool on, nende jaoks oled sa lihtsalt üks rääkiv kukal. Sa pead ikka näoga oma kuulajate poole olema. Sa pead nendega kontakti hoidma, sellepärast, et sa annad märku neile, et sa räägid just kuulajatele ja lisaks saad sa tagasisidet selle kohta, kuidas sul läheb. Kui sa näed, et inimesed hakkavad ära vajuma, siis on ju mõistlik mõelda, et kas see on tingitud sellest, et sinu jutt oli igav või äkki sellest, et võib-olla päev on olnud pikk. Mõlemal juhul pead sa midagi sellel hetkel peale hakkama. Mõtlema, et võib-olla oleks aeg kuulajaid rohkem kaasata, näiteks esitad neile küsimusi. Kui sa teed mingisugust koolitust, siis võib-olla mõistlik sellel hetkel mingisugune harjutust teha. Mida rohkem sa esined, siis seda rohkem oskad sa taolisi asju ära tunnetada ja seda lihtsam on tulevikus seda tähele panna. 7. viga, mida tehakse, on see, et räägitakse nii, et pause ei peeta. Sa alustad ja kihutad minema ja sa muudkui räägid ja räägid ja räägid ja räägid ja räägid. See on umbes niimoodi, et kutsud mind kuulama, aga tegelikult ei anna võimalust kuulata. Või teine näide, kutsud külla, aga sisse ei lase. Tempo on oluline, ega sa ei peagi rääkima kogu aeg sama tempoga. Vahepeal võid rääkida aeglasemalt, juhul kui sa tahad midagi rõhutada. Vahepeal võid rääkida ka kiiremini, juhul kui on vaja. Mängi oma häälega, vahepeal räägid kõvemini, vahepeal räägid vaiksemalt just nagu mingisugust saladust rääkides. Kui sa seda teed, siis köidad sa ju tähelepanu. Räägi kuulajatega nii nagu oma sõpradega. Sa ju ei mõtle sõpradega rääkides pinevalt, et jumal, et mis ma nüüd ütlema pidin, et kuidas ma seda räägin. Ikka varieerid oma hääletooni ja tempoga. Nii tee seda ka esinemise ajal. 8. viga, millel tahan osutada, on see, et üldiselt tehakse esinemise lõpus kokkuvõte, mis ei võta mitte midagi kokku. Esinemine käib selliselt, et tehakse sissejuhatus, tehakse teema arendus ja kui aeg on kokkuvõtte käes, siis öeldakse kokkuvõtteks minu poolt siis kõik. Kas tekkis küsimusi? Aga tead, see sõna on ju kokkuvõte. See peaks midagi kokku võtma. Mida võtab kokku minu poolt kõik? Peaks olema kõik. Vist on kõik. Kas tekkis küsimusi? Kokkuvõte on sinu kõne üks olulisemaid osasid. Selles saad sa rõhutada seda, mida sa tahad, et sinu esinemisest eelkõige meelde jääks. 3, 4, 5 lausega too välja peamised mõtted, mis sinu jutust meelde peaks jääma. Sest võib-olla sa oled rääkinud tund aega, ega meie ei pruugi aru saada, mis on see kõige olulisem, mille sa rõhutada tahad. Ja kokkuvõttes on sul see võimalus. Ja eriti hästi on tehtud selline kokkuvõte, mis lõpeb mingisuguse üleskutsega järgnevale tegevusele. No näiteks, et ostke minu toodet või mis iganes see on, mis sa tahad, et edasi inimesed paremini teeksid. Nii et võtame selle video siis nüüd kokku. Kõik, mida sa siin ees teed, tuleb sulle bumerangina tagasi. Kui sa ise näitad kogu oma olemusega, et sa siin olla ei taha, et sa eriti ettevalmistunud ka ei ole, kuulajatega kontakti ei hoia, siis miks sa arvad, et me tahame sind kuulata? Nagu ma ütlesin, siis see tuleb sulle bumerangina tagasi. Kui sina ei taha siin ees olla, siis meie ei taha kuulata. Järelikult tee korralik ettevalmistus, harjutuse korralikult läbi, hoia kuulajatega korralikult kontakti ja kõige lõpus tee ka kokkuvõte, mis inimestele midagi ütleb. Ja nüüd siis see üleskutse, mida ma tahan, et sa tulevikus teeksid. Vaat kõiki neid asju, mida ma rääkisin, ka tee. Ja kui sa seda silmas pead, siis teed sa ka esinemise, mis kuulajatele korda läheb. Ja teine üleskutse tegevusele on selline, et jäta siia alla kommentaar, milles paned kirja kõik asjad, mis sa arvad, et
üldiselt inimesed esinemise all valesti teevad. Ja üleskutse veel ka siit, et proovi ise tulevikus neid vigu vältida. Seniks aga jääme nägemiseni.